ei leia mina iial teal, see suure laia ilma peal. Mis mul nii armas oleks ka, kui sa mu isamaa. Sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Sind tänan mina alati ja jään sul truuiks surmani. Mis mul nii armas oleks ka, kui sa mu isamaa. Üle Jumal valvaku, mu armas isamaa. Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista. Mis siial ette võtad sa, mu kallis isamaa? Mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa? Me ei pane seda tunnet just tihti sõnadesse, aga oma südames oleme ikka kindlad, et mis iial ette võtad sa, see läheb meile korda. Õieti ongi see meie elu ja olemine. Nii nagu inimene sünnib ühte teatavasse keeleruumi ja perekonda, sünnib ta ka ühele teatavale maale, pärib selle maa sündimise läbi, pärib ta oma vere kaudu. Ja nii nagu inimese elu ja tegevus ei kuulu ainult oma perekonnale, vaid peab ulatuma perekonnaringist väljapoole ning teenima isamaad. Nii peab see omakorda isamaa teenimise kaudu ulatuma isamaast kaugemale ja teenima maailma. Nii on mõtisklenud Viivi Luik. Meie maal, meie maailmas on praegu palju määramatust. Tegelikult on vist alati nii, aga ikka tundub, et just nüüd on aeg teistsugune. Rõõmud on teistsugused, mured on teistsugused. Aga inimesed on ikka inimesed, kes vajavad üksteise kaitset ja tuge, kirjutab Helena Lotman. Oma elule saame anda suure ja ilusa tähenduse, jäädes inimestena ühtaegu nii heaks kui vabaks, arvab Ülle Madise. Kui me saame elada soovitud viisil, teha soovitud asju ja soovimatu tegemata jätta, piiriks teiste inimeste mõistlikud vajadused. Kui me oma õnnetunnet luues ei võta seda teistelt, siis säilitame võime teha armastuse tegusid. Siis on igaühel meist inimesena, meie koolil koolina ja Eestil riigina tulevikku. Palju õnne, armas Eesti! Palju õnne riigi sünnipäeva puhul Annelinna kooli pere!